Teadupärast on öös ikka asju ja neid asju on eriti jaaniöös. Meie oleme siin Põlvas ja kes oma sõnajala õit leidnud ei ole, see leiab siit politseinikud, kes kontrollivad juhtide kainust. On 22. juuni öö ning Põlvamaal Intsikurmu laululaval toimub suur jaanisimman. Politsei on kõrgendatud jõududega väljas ning mõni minut enne südaööd alustavad Põlva linnas puhumisreidi. Tervist, mina Margus Toots Kagupolitsei jaoskonnast. Politseirimehed kõik puhuvad. Olge eemalt puhkuge alkometusumas. Ja. Nii, korras jah? Korras. Olge hea puhkuge uuesti samamoodi. Ära lolli juttu, no mõtle, kui sa ei oleks politsei. Mõtle ennast nagu päris inimese olukorda pärast. Sa tahad ka pidu panna kunagi. Sa tahad ka juua värki, sa ei taha ju, et mingi inimene hakkab sulle mingi keelama sind ja värki ja lolli juttu. No tere õhtust, kuidas läheb? Hästi läheb. Kuidas sees nimi? Marti. Marti, mis juhtus asja? Midagi juhtus, kui meid tahtsin listma. Nii väitsidki, ütlesid? Jah. Aga ei ole põhjust seda. Ei ole põhjust seda aktiviteeti arvestada? Jah. Kas midagi oli turvavööga ka? Ma ei peagi turvavööd kandma kõrvalismena. Miks ei pea? Sest see on 80 € trahv lihtsalt ja maksad selle ära ja sõidad edasi nii nagu tahad. Kuuldavasti ütlesite politseiametnikule jobu ka, kas oli nii? No võib-olla ütlesin ka aga võib-olla on tuttav politseina, ei tea . Üks härras mees ei ütleks ju naiste rahvale jobu? Ei, loomulikult. Ja Võru politseid seda taistopajut ja kõiki tervitan. Et mina ei vihka politseid, nemad teevad oma tööd ja nii peab ka olema. Aga ole hea, pane turvavöö siis edaspidi peale. Ma ei pea panema peale. Ei pea, Jäta palu vabanda. Kõik raha eest on, kõik on määratud. Kui on raha, siis paned peale, kui raha ei ole, siis paned peale. Siiski turvavöö kasutamine on kohustuslik. Ja võta rahulikult. Aitüma. Aga sa pidid vabandama. Ja palun vabandust, kui ma sul midagi halvasti ütlesin. 10 aastat patrullpolitseinikuna töötanud Margus Toots sellist jaaniööd ei mäletagi. Täpselt kontrollida arvu ei tea, aga sadu autosid, kõik täiesti kained, väga eeskujulik. Mis välja küll tuli on see, et 3 juhtumit oli, kus turvavööd ei olnud kinni. Eks ta on, et peale pidu ikka ollakse natuke laisad seal tagaistmel, et ei taheta väga seda peale panna. Kui Põlvas simman lõppes, siis 45 kilomeetri kaugusel Pühajärvel kogus Eesti suurim jaanipidu alles hoogu. 5 miinust tänab hängi laua taga laivi oksade mämbri, rotib sinult su hääled ämbri ja keskel nõudus su sulli ja hängi ronida saaks, kolida maha ei tuleks ma nädalaga. Kuidas pidu oli? Tõi päris hea. Oli või? Kes lemmikartistid olid? Tegelikult 5 miinust mängis päris ilusti lõpus. Mulle täitsa meeldis tegelikult. Aga tegelikult oleks võinud isegi pikemalt mängida, kui nüüd päris aus olla. Purksi järjekord oli päris lühike isegi. Mis purks maksis? Ma ei tea, ma võtsin päris mitmele inimesele, nii et ma ei tea isegi. Läks palju raha? No, natuke läks, aga teate ikka, sõpradele võib võtta ja me oleme siin lihtsalt, et nautida ilma. No, soe nüüd ei ole. Tossu tuleb suust, Ei ole hullu. No, see on vist natukene alkohol räägib, see on aurab, aga muidu tegelikult on ilm on okei. Kuulge, jaanipäeval on nii kehv ilm, praegu on ainult 5 kraadi, teid ei häiri? Absoluutselt mitte. No niimoodi on soe. Kui sul nagu natukene on sees, siis on soe. Sul on pusa ja natuke alkoholi, siis on... Ikkagi natuke alkoholi ka? No, natukene. Ei, õige pisut, aga mitte nagu niimoodi nagu osadel sealpool. Seal on nagu väga liiga palju. Alkoholiga, nagu siin on okei. Kuigi suurem osa inimestest võttis mõõdukalt napsu, siis oli ka neid, kes vägijoogiga liialdasid ja tüli norima hakkasid. Pisut enne kella 4 hommikul sai politsei väljakutse, et peoparklas on üks nooruk mitmele inimesele kallale läinud. Kuulge, te ei näinud seda kaklust, mis seal äsja juhtus? Seal. Siin oli mingi kaktus, aga kurat oleks ise ka lööma läinud. Ei no kuidas siin on? Üks naine ütles, et ega ta ennast turvaliselt hästi ei tunne, kuidas teie tunnete? Tegelikult kõik on kontrolli all. Palju näinud siin mingeid kraaklevaid inimesi? Ei, tegelikult ei ole mina ise. Kõige rohkem oli politseil sel jaaniööl tegemist just nimelt nende inimestega, kes oma piiri ei tunnetanud ja teiste peomeeleolu rusikatega segama hakkasid. Alkoholist tingituna tekivad erinevad tülid, arusaamatused, erimeelsused, kas siis peokorraldajatega, teiste külastajatega. Rahvast on palju, kõik võib-olla ei mahu oma egode tõttu siia ühe platsi peal ära. Alkohol teeb oma töö, enam võib-olla siis sõnadest ei piisa või ei oska sõnadega
ja siis lähevad rusikad käiku, jah. See on igal suuremal üritusel natuke niimoodi. Tõde on see, et kes piiri peab, selle pidu kestab kauem.